Tere tulemast kuulama Kogumispäeviku podcasti. Mina olen Mari-Liis Jääger ja täna räägime, mis juhtub, kui sa ei suuda võetud laenukohustusi täita või unustad arve maksmata. Kindlasti räägime, miks üldse inimesed võlgadesse satuvad ja millised on tagajärjed ning kuidas sellistest keerulistest olukordadest välja tulla. Ja teema avamiseks kutsusin külla kohtutäituri Risto Sepa, kes tegeleb siis selle teemaga igapäevaselt. Kogumispäevik. Tere tulemast, Risto. Tere. Ma arvan, et vähemalt kord aastas ikka kohtun sind, et kui me siis Rahandusministeeriumis arutame Eesti rahva rahatarkuse strateegiat ja ma olen alati märganud, et sa teed oma tööd kirega ja otsid pidevalt lahendusi, et su töölauale jõuaks vähem tööd, ehk siis Eestis oleks vähem võlglasi. Et mis pani sind üldse seda tööd tegema või sinnapoole liikuma? Olgu siis kuulajate jaoks selgituse mõttes ära öeldud, et me tõesti sinuga tunneme juba, ma arvan, et pea 10 aastat ja ammugi teineteist sinatame, nii et ärgu siis austusväärne kuulaja pangu pahaks seda, et me üsna familiaarsel toonil täna siin arutame. Aga jaa, et kuidas ma nagu selle täituri tööni jõudsin, et mis see nagu minu teekond on olnud, kui nii võib küsida, et tegelikult hästi lihtsast perest olen ma pärit. Minu vanemad olid lihtsalt töötegijad, nende haridus nõukogude aegne oli keskeri, mis tähendab siis seda, et nad said enda keskhariduse nagu miinimumprogrammi järgi nõukogude ajal kätte ja siis elukutse. Kasvasin üles keskkonnas, mis olid ümbritsetud lihtsate inimestega, ausate inimestega, töökate inimestega ja võib-olla võiks öelda veel puhaste inimestega. Selline kvaliteet, mida võib-olla ma nii edukalt kui minu vanemad minu enda lastele ei ole suutnud edasi anda. Ja see puhtus tähendas seda, et põhimõtteliselt me nagu iga pühapäev koristasime. See ei olnud minu jaoks, ainsa lapse jaoks peres mingisugune suur piinamisviis või meetod, see oli, kuivõrd väiksest peale hakkasime kõik koos seda traditsiooni tegema, kui võib nii öelda, siis ta oli justkui nagu välja kujunenud rutiin, võiks öelda heas mõttes. Ja võib-olla siis see töökus, kui ma rääkisin just, et ma ei suuda enda lastele või ei ole suutnud enda lastele seda head traditsiooni edasi anda, et võib-olla siis see töökus on nii-öelda nagu ülevõimendusega võtnud ära mult selle võimaluse või ma ei ole seda ise tähele pannud, et seda head traditsiooni enda lastele edasi anda. Kas te ei koristagi kodus? Ikka koristame aga mitte nii regulaarselt, kui minu isa ja ema tegid ja see oli nagu väga hea eeskuju. Aga jaa, ütleme, et ma olles küll üles kasvanud mitte nagu kõrgharitud inimestega ümbritsetud keskkonnas, ei pidanud enda jaoks ka, ütleme, varajases nooruses kõrghariduse saavutamist või saamist või edasi õppimist eesmärgiks omaette. Ma mäletan siiamaani, et kui ma põhikoolis käisin, Vaida põhikoolis, nii et kõik, kes on käinud Vaida põhikoolis ja kes kuulavad, siis olge tervitatud, head koolikaaslased. Oli ta ja on siiamaani 9-klassiline põhikool. Maakool, väikene ja ma olin täiesti veendunud vähemasti ennem 9. klassi lõpetamist, et minust saab toona kas autojuht, nii nagu minu isa, sest ma julgen ikkagi arvata ja mõelda enda perekonnast nõnda, et isa oli niisugune tööloom või tugev töötegija ja ema samuti, aga ema oli rohkem nagu ajud. Nagu perekonna ajud. Tema nagu suutis manageerida tervet perekonda nii majanduslikult kui ka kasvatuslikult. Ja siis, kui ma põhikooli eelviimases klassis olin, ma küll ei mõelnud selle peale, et tahaks minna gümnaasiumisse, toona siis nimetati keskkooliks, et minu jaoks oli täiesti tavaline, et ma lähen kas nagu enam-vähem vanemate järgi, ehk siis isa järgi lähen
autojuhiks, minu ema töötas nõukogude ajal kontoris, või siis lähen õppima mööblitisleriks. Mulle tohutult meeldis restaureerida mööblit, sest me tegime seda isaga koos. Mulle tohutult see meeldis. Esiteks kõik see vana täispuit oli kuidagi teistsugune kui nõukogude ajal lamineeritud vineer ja seda taastada ja pärast näha enda töö resultaati, sellel oli nagu mingisugune võlu ja mulle tõesti imponeeris see tohutult. Aga siis hakkas tulema millegipärast 1 aastaga muutus kõik, ehk siis 9. klassi lõpus ma ise ka ausalt öeldes täna siiamaani ei tea, kuidas ma jõudsin sinnani, et ma läksin lõpuks ikkagi keskkooli, ehk siis tänases mõistes gümnaasiumisse. Võib-olla oli selles teatav mõju ka naaberpoiss Kuldar Lugnal, ka talle tervitused, sest tema juba sellel ajal käis, minust aasta vanem või 2 isegi. Ta käis Mustamäe toonases 54. keskkoolis, tänaseks on see siis see Mustamäe Saksa gümnaasium. Ja tema võib-olla eeskujul, ma julgen mõelda, sest ega rohkem mul seda, ma ei mäleta, et oleks olnud. Ma mäletan küll seda ühte momenti, et mul oli valik, et kas ma lähen nagu Vaidast edasi nagu maa poole, ehk siis Kosele või Jürisse, aga lõpuks ma ikkagi jõudsin nagu linna välja, ehk siis Mustamäele nagu keskkooli ja pärast, kui muidugi see üleminek, sellest peab ka paar sõna rääkima, et see oli nagu meeletult raske, et kui täna noored nagu õppimise nagu kogemusest räägivad, siis mina mäletan ka seda, et minu jaoks oli gümnaasiumisse minek nagu väga-väga raske ja ma arvan, et minu jaoks muutusi oli lihtsalt tohutult palju. Et esiteks maakoolist linna minek ja täna julgen ma küll väita, et mis see võis olla, siis 91 läksin mina umbes kooli, et sellest pea 30 aastat tagasi. Ja sellel ajal tegelikult oli see nagu vahe linna ja maakooli vahel palju kontrastsem, kui täna on, et lähemad siin, ütleme, 40 kilomeetri raadiuses olevad nagu asulad tegelikult on hästi nagu linnastunud või linnale sarnased, siis toona oli see ikkagi kontrastselt erinev. Ehk siis minu jaoks keskkonnavahetus, number 1, hästi suur muutuja, väiksest koolist meil oli vist, ma arvan, et mingi 10+ lõpetajat minna nagu suurde kooli, kus sul on nagu 25 õpilast. Ja niimoodi 3 klassi, ehk siis mul oli 2 paralleeli ABC, suur kool, mis on põhimõtteliselt 1. klassist kuni nagu gümnaasiumi lõpuni, tohutult palju õpilasi, hoopis teine mentaliteet, teine keskkond, õppimise raskus, Vaida koolis oli oluliselt kergem olla, et võib-olla siis oli see, et õpetajad olid natukene kuidagi leebemad ja vähem õpilasi ka, aga muutusi oli minu jaoks gümnaasiumisse minnes tohutult palju. Kas sa kolisid ka Tallinnasse või sa käisid iga päev ikkagi Vaidast? Tead, see oli nagu ka jälle kujunes väga huvitavalt välja. 1. aasta ma käisin Vaidast, aga 2. aastal minu hea klassikaaslane ütles, et tema vanaisa lahkus siit ilmast ja meil on nagu võimalus minna ja rentida nii-öelda nagu tema korterit, selle vanaisa korterit koos maksta kommunaalmakse ja siis ma sattusingi 11. klassis põhimõtteliselt juba linna nii lähedale koolist, et hommikul me jõime nagu teed rahulikult ja vaatasime, kuidas teised koolilapsed läksid kooli ja meie siis saime veel nagu viimaseid minuteid nautida. Et see oli nagu vahva. Sisuliselt sa läksidki iseseisva elu peale? Jaa, põhimõtteliselt küll, et vanemad nii palju toetasid, et andsid siis kaasa nagu süüa, natukene raha ja siis vaadake ise, kuidas hakkama saime ja tõesti oli, ütleme, et liialdamata mäletan, et me ikkagi suhteliselt kiiresti elasime enda nagu rahad kohe läbi. Aga me lõpuks olime nagu tõhusad ses mõttes, et me panime ikkagi teineteise seljad kokku, me rentisime seda korterit 3 kahetoalist korterit, panime seljad kokku ja suutsime ikkagi koos läbi selle nädala vedada. Et meil olid ju kodust toidud kaasas kõigile antud, aga mingi väikene raha natukene ka, et eks enda nagu elamise peale ja kõrvalt hobide peale võib-olla nagu kulus ka ja võib-olla liialt palju ja võib-olla sellest harjumusest, mis sealt välja kujunes, saame täna veel rääkida. Väga, väga vahva teekond ja ma korra küsin, et kas see puutöö, mida sa armastasid teha, kas sa täna ka teed seda või on seal kuidagi mingi hobi sul? Ja meelega. Ma arvan, et see on niisugune hea mahalaadija või kohaneja või vaata, sul peab olema mingisuguseid
tegevusi väljaspool enda tööd ka, ma arvan, et inimene võib lihtsalt minna natukene nagu liiga esiteks nagu kitsavaateliseks ja sul peab olema nagu mingisugused mahalaadimiskohtasid, et sa saad enda igapäevasest tegevusest, mida sa kirglikult tegelikult teed, välja tulla korra, et enda mõtteid seadistada, ennast maha laadida ja mulle väga meeldib siiamaani nagu puuga toimetada. Metall ei ole minu teema ja savi ka mitte näiteks, aga ma väga armastan, alles hiljuti ma tegin koju endale ühe sahtli sisu tammepuidust, et niisugused lihtsad väiksed asjad, mille sa valmis teed, sa näed, et sellel asjal on nagu mingi väärtus ja võlu ja sellel on nagu reaalselt kasu ka. Ja see on sinu tehtud, ja see ei ole see, milleks iga päev tegeled. Väga lahe, väga lahe. Aga kuidas siis sa jõudsid kohtutäiturini või täna ma ei tea, kas siis sellel ajal oli ka see võib-olla ei ole väga populaarne amet, et kuidagi rahvasuus on ikkagi öeldakse, et nad on saatanast ikkagi, võtavad kõik rahad ära. Ja saatanast. No vot, selline asi, millele mina ilmselt hinnangut anda ei saa, sellepärast, et see on enam-vähem nagu, et inimesele öeldakse, et kuule, et sa oled hull, ja siis ütleb ka, et ei, ma ei ole hull, see on esimene asi, mida nagu inimene hakkab eitama, et kas täiturid on kurjast või mitte, mina anda ei saa. Aga mille pärast täituriamet ühiskonnas vajalik on, võib-olla sellest saame ka paar sõna hiljem natukene sissejuhatavalt rääkida, aga kuidas ma jõudsin selleni, on ka jällegi huvitav teekond, seotud ikkagi jällegi haridusega, et see nii naljaks kui ei ole, kui sa mäletad, ma mainisin, et kui ma põhikooli eelviimases klassis olin, ma ei näinud, et ma nagu gümnaasiumisse või keskkooli lähen, et ma pigem suundusin enam-vähem sarnasesse ratta nagu minu vanemad, ehk siis keskeriharidus. Ja see on nii kummaline, aga keskkoolis olles ei olnud nagu mul isegi mõttes, et oleks mingi teine optsioon kui kõrghariduse omandamine. Ma korra segan vahele, kui oluline on ikkagi see keskkond, ja vanemad, ma ütlen ka, et minu samamoodi ema oli kõrgharidus, isal ei olnud, ja kuidagi sealt kodust tuli mulle kaasa, et loomulikult ma lähen ülikooli, on ju. Ja samas sa ütled, on ju, et ei olnud seda haridust ja sul kuidagi ei tekingi seda mõtet, aga sattudes teise keskkonda, kust kõik käisidki koolis võib-olla selle mõttega, et edasi minna ülikooli, siis see juba kuidagi see mõttemaailm muutub, et nii lahe, kuulda seda. Huvitav tõesti, ja ma ei ole selle peale ise mõelnudki, et kuidas ma sinna nagu tegelikult olen jõudnud ja nii loomuliku ja loogilise enda jaoks raja järgi, milles ei olnud nagu mingisugust muud alternatiivi keskkoolist nagu ülikooli minna. Tänan. Ma arvan, et see ongi tõesti, et mis on oluline, et kellega me end ümbritseme ja keskkond tõenäoliselt mõjutas ja toetas. Ma tõesti ei ole selle peale niimoodi mõelnud. Aga küllap ta nii oli ja ma mäletan väga selgelt, et ma hakkasin siis mõtlema, et kõrgharidus ei olnud nagu teema, et kas või mis on, aga küsimus oli selles, et mida ma siis nagu õppima võiksin minna. Ja toona see oli siis aasta 1995, oli maru populaarne pangandus, majandus ja õigus. Täpselt nii oli, 2 asja oli minu põhilised asjad, sama aeg on ju. Seal nagu muid valikuid ei olnud. Väga ei olnud, sest see kõik oli nagu nii populaarne, aga tead, mis minu nagu tegelikult kõige suurem kirg või soov tegelikult oli, ma tahtsin minna psühholoogiat õppima. Mind tohutult huvitas, kes on inimene, mis on inimene, kuidas me ühiskonnas oleme ja teineteisele mõjume ja seda kõike nagu uurida ja aru saada. Ja siis, kui ma hakkasin süvitsi rohkem minema, et et kui ma näiteks psühholoogiat nüüd lähen õppima, et mis on nagu minu väljavaated tulevikus, siis ma sain aru, et põhimõtteliselt sellel ajal jällegi ma toon perspektiivi nagu tagasi, et need, kes on nooremad kuulajad, võib-olla ei mõista seda, aga ma kohe selgitan, et 95 aasta põhimõtteliselt sa oleks lõpetanud psühholoogia ära, siis sinu nagu ainukene praktiline väljavaade, kus kohas edasi enda kutset ja siis ka nagu raha teenida, oli lihtsustatult öeldes hullumaja dispanser. Ehk siis see Paldiski maantee rist, mis praegu on siis nii-öelda Haabersti risk, mis on praegu liikluse tõttu nagu väga nagu raskesti läbitav. Tänagi hommikul proovisin seda, tulin ringiga. Aga jah, põhimõtteliselt väljavaateid väga ei olnud ja perspektiiv, kui tänased nooremad kuulajad nagu mõistaksid, siis täna on nagu psühholoogia haridusega psühhiaatrid, psühholoogid, lastepsühholoogid ja nii edasi, kõik terapeudid, kellel on nagu psühholoogiline eriharidus tohutult nõutud, nendel on tohutu ülekoormus, meil on neid spetsialiste vähe.
aga no ma räägin, et üle 30 aasta tagasi sellist perspektiivi nagu ei olnud, ja ma ei suutnud seda ette ka näha. Mistõttu mul on natukene kurb, et see nii läks, aga see ei tee olematuks minu jätkuvat huvi psühholoogia kui valdkonna, kui teadusharu vastu tänase päevani. Ja minu valik siis, nii nagu ma ütlesin, pangandus, majandus ja õigus tegelikult lõppes siis õigusega. Ehk siis puhtalt nagu ratsionaalsel kaalutlusel minu tugevaim külg ei ole reaalained. Ma olen humanitaarne tüüp. Ma valdan keeli, mulle meeldib ajalugu. Ja see oli see suund, kus kohast ma nagu mõtlesin, et okei, prooviks edasi. Mul ei ole ühtegi nagu lähituttavat, kes oleks õigusalaga nagu kokku puutunud. Mul on peres läbi ema liini arst, aga ma ei mäleta, et meil oleks õigusteadusega kokku puutunud inimesi. Ei ole jah, ei ole. Mistõttu, kui ma selle valiku tegin, siis ma müüsin heas mõttes selle idee endale järgmiselt maha. Muideks täpselt samamoodi, nagu ma enda 19-aastasele tütrele see aasta, kes läheb nüüd ülikooli, ka heas mõttes maha müüsin. Ma selgitasin endale ja enda tütrele ka, et õigus samamoodi nagu majandus on üks alus põhiharidus. Selleks, et sa saaksid nagu elus hiljem hakkama. Ja kui sa omandad selle kas majanduse või siis õigushariduse, siis sul on mingi baas olemas. Ja isegi kui sulle nagu see valdkond ei meeldi, või et sa pärast 3 bakalaureuse aastat oled veendunud, et ilmselt see ei ole see valdkond, millega sa tahaksid edasi tegeleda, siis sa tead, et sul on olemas see hea põhi. Ja sinna peale saad magistri või teiste mingite minikursuste või läbi muuse töökogemuse saad nagu peale ehitada. Aga see alusbaasharidus, mille tõttu ma nagu kõigile noortele ka nagu, kes võib-olla kuulevad, ütlen, et leidke endale selline nagu valik, mis oleks tänases keskkonnas, ta ei pea olema tingimata majandus või õigus, ta võib olla IT, ta võib olla psühholoogia, aga mida sa tunned, et ta sinule seab nagu hea vundamendi hariduse mõttes, kus kohas sa saaksid edasi hüpata, edasi areneda kuskile. See on, ma arvan, oluline põhimõte ja siis proovi kuidagi nagu, kui sul on tõesti nagu täiesti vastu karva ja tõesti tekitab nagu siukest rahvakeeli öeldes okserefleksi, no siis võib-olla mõtle, et järsku sa peaksid hüppama mingi teise aine peale. Aga muidu, kui see on nagu vähegi vastuvõetav, kindlasti on raske, eriti esimene kursus, siis proovis ära teha, kui sulle see natukenegi meeldib või natukene huvi pakub. Tee see 3 aastat vähemalt ära vaata, mis pärast seda 3 bakalaurust edasi saab. Aga see alusharidus, mida sa hiljem saad kasutada, on äärmiselt oluline. Ma arvan, et see on väga hea nõuanne noortele ja ka nende vanematele, et olles sarnases situatsioonis, see on päris keeruline, et ühtepidi sa ju ei taha nii-öelda suunata seda noort või öelda talle ette, mida ta võiks õppida, on ju, aga samas nõu anda või noh, see on igati asjalik. Aga lähme nüüd korraks selle Eesti pildi peale, et mis üldse toimub Eestis, kui palju meil võlgnikke on, mis on, ma ei tea, viimaste aastatega muutunud või kuidas sa seda pilti näed? No üldiselt võib-olla hea oleks sisse juhatada siis nõnda, et kui rääkida nüüd, me oleme natukene rääkinud minu, ütleme, et siis kujunemisloost, kuidas me jõudsime nagu selle professioonini, noh, nii nagu ma ütlesin, et kõrghariduseni välja jõudes, see on ka tegelikult üks eeldus täna, vähemalt bakalaureusekraad õigushariduses, et sa saaksid kandideerida kohtutäituriks ja mäletad, sa küsisid ka ennem, et no ikkagi, et kohtutäiturid võib-olla ühiskonnas ei ole kõige nagu toetatum amet, ja et kuidas ma ikkagi selle valikuni jõudsin, siis tegelikult kohtutäiturid Eestis on maru vähe. Tänase statistika järgi peaks neid olema alles üle Eesti 35 tükki. Muidugi on nendel abilised ja nendel on abipersonal, aga see seltskond on nagu väga väike ja ma tegelikult ei näe ka, et see seltskond nagu suuremaks kasvaks ja noh. Kas ta oli suurem või? Ta oli suurem 2001, kui mind ametisse nimetati, siis oli riigi poolt seadusesse kirjutatud, et eeldus on, et üle Eesti peaks olema umbes 89 täiturit. Et aja jooksul, eks tegelikult ka täna on seadusse sisse kirjutatud ja täna on ka enam-vähem need seadusesse sisse kirjutatud numbrid poole väiksemad tegelikkusest. Et
et täitureid on üle nagu 4 piirkonna jaotatud Eesti peale, poole vähem, kui tegelikult seadusandja ette on näinud. Ja ma julgen küll öelda, et täiturite nagu töö tegemata ei ole jäänud, et justkui, et täiturid vähe oleks. Et täna ikkagi hästi palju toetab meid automatiseeritus, et informaatika on nagu nõndavõrd palju nagu ikkagi aidanud, et ma ise lihtsalt nagu oskan nagu mäletada, et see ei ole nagu keegi mulle rääkis, vaid et siis, kui ma 2000 aasta täitemenetlusega kokku puutusin, toona oli siis see veel riigistatud struktuur, täna on nagu erakätes ja riigivõimu volitusega antud siis vabakutselistele eraisikutele, kes siis on nagu ametis kohtutäiturina. Aga kui oli riigi all veel, kui see süsteem oli riigi all, siis oli see täitemenetlus üsna nagu halvas seisus. Ma mäletan, et mina olin just siis kooli lõpetanud, 2000 aasta ma lõpetasin ülikooli ja 2000 aasta ma siis sattusin ka enda hea kursusekaaslase Kristjan Lepiku kutsel, tervitusi Kristjan sulle ka, täitevosakonda tööle ja täitevosakonnas ma mäletan, et etteheiteks olid siis umbes sellised, et mida toona nagu Märt Rask, kes siis justiitsministrina seda reformi tegi, ütles, et oleks vaja muuta, et anname siis erastame nii-öelda nagu ära täitemenetluse struktuuri justkui, et anname siis selle nagu riigi all oleva struktuuri nagu erakätesse ja eesmärk ja mille pärast seda üldse tehti oli see, et kokku hoida riigi raha, et ei oleks riigil seda suurt ametkonda, ei oleks seda suurt halduskoormust, töötasude, maksude ja siis ka nende piirkondlike nii-öelda täitevosakondade üleval hoidmise, sealt tagant ka veel kõik halduskulud, mis sul nagu juurde tulevad. Pluss veel kõik inventar, mida sa pead nagu nendele töötajatele riigis andma, et ehk siis nagu kulu riigi alt ära ja teine eesmärk oli, et efektiivsus, et täitemenetlus tõsiselt võetaks, sellepärast et see sund olemuslikult, mis täitemenetlusega tuleb, mis kohtutäitur ka täna teeb, on siis lihtsustatult öeldes see, et kui sind kohustatakse midagi tegema või kui sa oled kellelegi jätnud midagi maksmata, ja kui selles osas on tehtud mingisugune kontrollorgani lahend, lihtsustatult öeldes näiteks kohtulahend, aga võib-olla ka tegelikult riigi mingisuguse ametkonna dokument, mingi maksukorraldus näiteks või politsei trahv, siis võib ju juhtuda nõnda, et kas pahatahtlikult või mitte pahatahtlikult sa seda ei maksa. Või ei tee seda mingit kohustust, ma ei tea, ei remondi midagi ära või ei koli kuskilt elamispinnalt välja, erinevaid nagu nõudeid on täitemenetluses, siis kuidagi on vaja ikkagi eluga edasi minna, ei saa eksisteerida see olukord, et ükski inimene enam politseitrahve ei maksa, ükski inimene oma parkimistrahve ei maksa nagu laste elatisraha, ei koli välja eluruumist, mida ta on rentinud, olukorras, kus ta ise ei tasu, seal ei maksa enam ja nii edasi. Ehk siis kuidagi on vaja seda sundi reguleerida riigi poolt ja see ongi täitemenetluse olemuslik põhimõte, et rakendada seda sundi, et kord saaks tagatud ja mõneti on ta nagu raske teema ja võib-olla ühiskonnas ka negatiivne ja inimeste poolt mitte nagu väga armastatud. Ma ei mäleta, et keegi oleks mulle kunagi kontorisse tulnud ja ütelnud, Risto, aitäh sulle, et sa mult arvelt kõik raha ära võtsid. Küll aga on üks niisugune situatsioon ilma naljata, kus üks naisterahvas, keda ma välja tõstsin elamispinnalt, ütles mulle pärast aitäh. Ja ma mäletan, et mul oli kaasas üks praktikant, hea koolikaaslane Hannes, kes ütles, kuule, seda ma küll ei oleks nüüd oodanud, et keegi, keda sa välja tõstad, ütleb sulle lõpuks selle eest ka veel aitäh. Ja siis ma nagu ise vakatusin ka, minu jaoks ta ei tundnud nagu midagi erilist mõneti, aga võib-olla sellepärast, et ma olin nagu nii nagu sellest töö sees, mitte et mulle nagu kogu aeg aitäh öeldakse mingite asjade eest, mida inimesed ise ei taha teha. Aga ma proovisin enda jaoks toona, ma mäletan ka lahti mõtestada, et miks see nii on. Ja siis ma sain järsku aru, et kui sa tegelikult inimestega jääd inimeseks, ehk siis sa tegelikult mõistad empaatias. Chris Voss, kes on kunagi kirjutanud ühe endine FBI
läbirääkija. Ma just loen seda raamatut praegu. See on mega hea raamat. Mul oli kunagi natukene vähem kui 10 aastat tagasi inglise keeles kuidagi sattus ta kätte. Ja seal, kus ta nagu räägib, et sul peab olema empaatia. Ja empaatia ei tähenda seda, et sa tingimata, see ei ole see empaatia, mida inimesed aru saavad teineteise lähedases suhtes, et sa pead samastuma. Aga sa pead olema nagu kuulamisraadiuses. Sa pead teda nagu mõistma. Et sa ei pea samastuma, aga sa mõistad, et see on nagu empaatiline kuulamine. Et ma arvan, et sa pead lõpuks jääma nagu inimeseks ja siis saadakse tegelikult ka sellest aru, et ega see töö, mida kohtutäitur teeb ja et need olukorrad, mida ta proovib lahendada, isegi kui inimesed ise seda ei taha, need olukorrad ei ole tekitatud kohtutäituri poolt. Need olukorrad on tekitatud inimeste poolt, mis iganes põhjustel, aga kohtutäitur on üks tööriist, kuidas tegelikult korda riigis hoida ja luua. Ma mõtlema, et kuidas sa üldse sellega nagu hakkama saad, et kui sul ikkagi päevast päeva sa tegeled probleemidega ja nagu sa ütlesid, et pigem on see selline nii-öelda negatiivse varjuga sellele inimesele, et jah, et see võib tal aidata võib-olla elus edasi minna, aga samas pigem negatiivne, et ma mäletan, kui ma ise klientidega töötasin, et oli päevi, kus sa said nii-öelda pahandada, ja teine päev, kui tuldi öelda, kuule, super töö, et ehk siis oli nii head kui halb, aga mulle tundub, et sul pigem on selline negatiivse fooniga, et kuidas sa väldid sellist läbipõlemist? Ei, läbipõlemist on tehtud, ma arvan, umbes 3 korda niisugust tugevat enda ametikarjääri jooksul ja ma ei ole selle üle uhke. Et mille pärast ma sellest lihtsalt kõva häälega räägin, on see, et seda läbipõlemisest väga ei taheta rääkida, eriti meeste hulgas, et mehed on ikka tugevad ju, et ega siis mehed siin mingid tossukesed ei ole. Et läbipõlemine, ma arvan, ainuüksi ei ole tekkinud sellest, et see töökeskkond on negatiivne. Ma arvan, et võib-olla läbipõlemine minul vähemasti tekkis nendest kohtadest, mis olid mul mõneti nagu kodust kaasa antud, ehk siis see, mis ma nimetasin töökuse alla ja kus mul nagu läks see töökusega natukene liiale. Mingi hetk ma mäletan, et ma tegin samaaegselt hästi palju sporti, siis mul veel nii-öelda peret loodud ei olnud ja ma magasin vähe, vahest olid ka sellised olukorrad, kus mul kolleegid läksid töölt ära ja ütlesid, kuivõrd minu uks oli esimeses kontoris üsna nagu välisukse juures, nad ütlesid, Risto, tšau, et homme näeme ja siis hommikul tulid ja ütlesid, tere, et sa oled juba tööl, mõtlesin, ma ei ole ära läinudki. Ehk siis jällegi, ma ei ole nagu uhke selle üle, ma lihtsalt räägin, kuidas oli. Ja neid kordasid ei olnud vähe, et kus kohas ma nagu põhimõtteliselt ei maganudki. Ja kuidas ma sinna jõudsin ilmselt nagu sellepärast, et mulle minu töö nagu väga meeldib, ehk siis siit ka nagu ütleme emadele ja võib-olla ka vanematele ja ka noortele, et leidke endale see töö, mis sulle nagu tegelikult meeldib ja sa lõpuks oled edukas. Aga see ei tähenda, et see võiks läbi põleda, minu meelest seal on just see oht rohkem isegi. Ole väga tähelepanelik enda nagu käitumise osas, sest kui sa sinna kohta jõuad, kus nagu mina olin, ütleme seal kuskil, ma arvan, et niimoodi ütleme, et esimene oli kuskil seal 2000 alguses, võib-olla 2002, siis ma just enda bürood üles ehitasin, inimesi oli vähe, ma ei saanud delegeerida, sest polnud kellegile delegeerida, sest mul ei olnud nagu vahendeid selle jaoks. Aga teine ilmselt tugevam oli juba seal kuskil 2000-ndate pigem lõpupoole, keskpaigas ennem seda siis masu õnneks, et oleks seal veel kokkulangevus olnud, oleks ka veel nagu väga raske olnud, aga vahetult ennem seda ja ikkagi niimoodi, et ma ikka tundsin ennast, et hiljem tagantjärgi mõeldes, et ilmselt nagu, ma olengi nagu Superman põhimõtteliselt, ma nagu midagi ei juhtugi ja lähengi nagu põhimõtteliselt läbi betoonseina. Aga mingi hetk nagu see reality check on olemas ja see tuleb nagu ikkagi päris korraliku siukse šokina sulle, et tuleb olla nagu tähelepanelik ja õnneks täna hästi palju räägitakse, toona ei räägitud üldse nagu mingisugusest nagu mingist depressioonist, paanikahoogudest, mingitest mõistlikest uneaegadest, jagamisest, enda nagu töö ja eraelu jagamisest, toitumisest. Täna on see teadlikkus palju-palju kõrgemal tasemel ja neid nagu nõuandeid kannatab kuulata, et
mina olen enda elu nagu korrastanud ka pärast seda. Aga sa küsisid, et kuidas ma nagu toime olen tulnud nende olukordadega, mis siis on nagu olnud, et mina pean ennast ikkagi julgen täitsa öelda tugevalt jumalausku inimeseks ka, et minu päevaosa palve ja meditatsioon ja tänutunne ja nende avaldamine on päris tihti, ma leian ennast ilma liialdamata vahest palvetamas kellegi pärast, isegi siis, kui ma kellegiga räägin, ma tunnen, et see keskkond, see vestlus läheb väga teravaks ja ma saan lihtsalt selle olukorra eest nagu Jumalale tänulik olla, selle eest ka selle inimese pärast palvetada, enda pärast palvetada, et meil kuskil nagu väga nagu vasakule kuskil see vestlus ei lähe, alati ei õnnestu. Aga see on minu nagu üks suur pääste olnud. Lisaks veel minu jaoks on füüsiline aktiivsus olnud kogu aeg oluline, seda ma olen proovinud ka enda lastele edasi anda. Ja öelda, et enda vanemale tütrele Sädele, kes nüüd ülikooli läheb, olen ka ütelnud, et ega kergemaks midagi nagu ei lähe, aga kui sa saad, kui sa leiad enda elus midagi, mis on sinu kohanemiseks, filtreerimiseks, kuidagi maandamiseks hea, siis minu jaoks kehaline aktiivsus on kogu aeg üks oluline koht, et Aristoteles ka ma mäletan kunagi ütles, et nii vaim kui ka keha, mõlemad peavad olema võrdselt jagatud ja piibellik nagu ütleme, kontsept on sama, et kõike iseenesest võib teha iseenesest. Ma ei mõtle, et seal 10 käsu vastu kuskil minna, aga põhimõtteliselt, kui paljud arvavad näiteks alkoholi ei tohi juua, et õige pisut ju võid, et ütleme, et kõiki asju sa pead tegema mõõdukalt. Et mitte liialdades, on ju. Just, sest see põhimõte on nagu selles, et kui sa lähed nagu liiale, siis ta nagu lihtsalt neelab su alla ja siis ta kontrollib sind. Mitte sina ei kontrolli enam. Ja seetõttu minu jaoks füüsiline aktiivsus on üks hästi oluline, mulle meeldib loodus, mulle meeldib lugeda ja ma mäletan, et ma natukene kadestan enda nagu teist last, enda tütart Sära, kes iseenesest oskab maru hästi viiulit mängida. Et see on siukene üks vahva muusikariist, mida ma olen ka talle ütelnud, et ka see on koht, kus kohas sa edaspidises elus, et jäta endale see viiul meelde, jäta harjuta, isegi ma saan aru, et sa noorest peast praegu siin ei taha enam, või seal väsin, me oleme sulle vanematele nagu nii palju hajudele käinud sellega, aga sa hiljem täiskasvanu eas oled tänulik, kui sul on mingid rasked kohad elus ja sa võtad selle viiuli kätte ja mängid, sa nagu tunned, kuidas sa nagu põhimõtteliselt sul hakkab nagu kergem. Et me peame lihtsalt leidma need kohad, mis oleksid meile väljaspool enda raskusi niisuguseks toetuspunktiks. Et need on need kohad, mis on olulised leida. Küsin kohe siia juurde, et mis spordialadega või mis on see liikumisviis, mida sina harrastad ja kas see on võib-olla aja jooksul ka muutunud? Jaa, ma olen nagu terve elu armastanud võitlusporti, et ma olen erinevaid asju teinud karateest, kung-fuust, sambost, kõlvarti juures, taekwondoost, tänase põhimõtteliselt tai-boksi, jiu-jitsuni välja, aga samas ma olen nagu jooksumaratonidel osalenud, ujumismaratonidel käinud, suusamaratonidel käinud, see aastagi käisime. Ja täna hommikul käisin jooksmas, et ses mõttes, et ma nagu proovin lihtsalt olla füüsiliselt aktiivne ja mulle meeldib teha erinevaid asju, et see mõneti on nagu raske, sest tahaks erinevaid asju kogu aeg teha, aga mingi hetk selleks, et sul mingi teatav areng oleks mõistlik nagu keskenduda mingile alale. Aga mul on tunne, et mu süda, mitte et ma nagu ütleksin, et nii on ja nii jääb, aga ma arvan, et mu süda on ikkagi võitlusspordis lõpuni. Väga inspireeriv ja ma tunnen ka seda ära, et neid erinevaid alasid, mida teha on nii palju, et kui sügis algas, siis mõtlesid nii, mida ma nüüd see aasta teen, on ju, ja siis tõmbasid kokku need asjad, sest sa ei saa kõigega tegeleda ja ongi tihti juba mingi ühe alaga tegeleda, on see 2 või 3 korda nädalas juba võtab ära, on ju selle aja. Nii, aga lähme korraks nüüd tagasi selle Eesti pildi juurde. Just. Jah, et mis see situatsioon meil on.
ja anna andeks, et ma nagu Ei ole, vaikselt niimoodi läksin sellest teemast kõrvale, aga tõesti, ütleme, et alustasin ma nagu täitemenetluse kirjeldamisega ja siis ma jõudsin juba nagu kujutad ette nüüd spordini välja. Väga, väga põnev. Aga täitemenetlus olemuslikult Eestis on siis iseenesest heades kätes, et see reform, mis kunagi 2001 aasta tehti, eesmärgiga vähendada riigi kulu ja siis ka tõsta efektiivsust. Toonane kohtu esinaine Helve Särgava ütles väga tabavalt, et efektiivsust peaaegu pole, sest see on olematu. Aga täna on pärast seda reformi 2001. aastat kõik läinud ülesmäge, riik jätkuvalt ei kuluta täitemenetluse peale. See on võlgniku ehk siis see, kes on kohustatud isik, tema kulunorm, sellega hoitakse täna põhimõtteliselt täitemenetlust üleval. Võlgnik maksab täitemenetluse kinni, see on see põhimõte. Ja efektiivsus on kogu aeg üles läinud, et ta on jätkuvalt vaikselt ronib üles ja üks huvitav niisugune nagu fun fact, mis toonasel nagu riigi väljatöötamiskavatsusel, mille pärast on vaja reformida, ehk siis kulu alla ja efektiivsus üles, riik ei suutnud või ei mõelnud toona, et me tegelikult täna oleme läbi enda efektiivse töö saavutanud ühe kolmanda eesmärgi, mis minu arvates on isegi veel olulisem, on õiguskuulekus. Õiguskuulekus. Me panime seda nagu statistiliselt tähele umbes 2006, natukene mõni aasta edasi pärast seda 2006, et täitemenetluses hakkab vähem asju täituriteni jõudma, mida täita. Ja siis me vaatasime ja uurisime enda nagu koostööpartneritelt, sissenõudjatelt, politseist ja MUPOst ja kõikidelt erasissenõudjatelt, kes väikelaenu välja annavad, suuri laenu välja annavad, et kas te siis täna nagu teete vähem trahve, annate vähem laene välja? Ei. Need numbrid olid kõik samad, aga umbes seal kuskil 2006 ja edasi aastatel panime järsku tähele, et on niisugune nagu 20-30% langus olnud täituritele tööasjade täitmislauale tulemisel, mis tähendab seda, et see kõnekas fakt tähendab seda, et täitemenetlussüsteem toimib. Inimesed kas lahendavad ennem täitemenetlust need olukorrad ära, sest trahve ja nagu menetlusi tehti ennem täitemenetlust jätkuvalt umbes sama palju. Ehk siis see näitabki seda, et süsteem toimib, et kõik on nagu efektiivne ja kõik on ülesmäge minev. Aga mis see tänane seis on täitemenetluses, siis ma julgeks küll öelda nõnda, et me sellise tulemuseni nagu Soome jõudnud ei ole, ehk siis kunagi Euroopas mõõdeti täitmise statistikat mõni aasta tagasi kõikide Euroopa liikmesriikide vahel, siis vaadati, et kes on siis nagu eesrindlik Euroopa Liidu liikmesriik, kes siis suudab hästi täita ja siis leiti, et Soome seal kuskil enda 80%-ga 100% on nagu väga-väga efektiivne ja me tõesti olime hämmingus sellepärast, et Eesti seal see täitmise protsent on seal vahemikus 50-70, et kuidas nagu nii head tulemust nagu teha. Siis jõudsime arusaamiseni, et statistikat on võimalik erinevalt kujustada, ehk siis Soome võttis enda statistika valemisse või õigemini Soome rakendas statistikat läbi selle, et nemad üldse täitemenetlusse võtsidki ainult need asjad, mis on põhimõtteliselt efektiivsed või ütleme täidetavad. Kõik ei võetud. Jah, nad kohe nagu sõelusid välja sealt, kus olid varatud isikud, kus inimesed ei töötanud ja niimoodi ma mäletan, et kui hea kolleeg Arvi Pink sellest teada sai, siis ütles pool naljatamisi, et siis kui me Eestiga teeksime sarnast põhimõtet, et me võtame ainult täitmisele neid, kus raha tagasi saab, siis Eestil oleks 110 see protsent. Aga tänane, nii pikka sissejuhatust on kogu aeg tulnud, aga nüüd me jõuame tõesti tänase nagu täitemenetluse hetkeseisu juurde. Tänane seis on siis selline, et meil on viimase umbes 6 aasta jooksul täitemenetluse võlgnevuste numbrid, ehk siis nende asjade numbrid, kui palju asju aastas täiturite töölauale jõuab, läinud vaikselt üles 5-12% vahemikus erinevatel aastatel, alla 5 nagu ei ole olnud, kui ma vaatasin viimast 6 ja 7 aastat. Samas, nüüd kõige viimasel aastal, ehk siis 25. aastal
võrreldes 2024. aastaga on täitemenetluses täiturite töölauale jõudnud asjade arv langenud 22%. 22%. Ehk siis panid tähele, kui ma ennem ütlesin sulle, et umbes 7 aasta jooksul iga aasta 5–12% on tõusnud, siis järsku eelmisel aastal on 22% nagu langenud kogu täiturite täitmisele antud asjade arv. Ja mõneti, kohe tahaks hüüda heureka, et eriti veel, kes me sinuga nagu koos käime ja toimetame seda võlgnike ja võlgadest vabastamise ja ka rahatarkuse nagu asja läbi Rahandusministeeriumi. Aga minu arvates alati kannataks ka elus nagu teisteski asjades olla väga tähelepanelik sihukeste numbrite osas, mis näitavad nagu väga drastilist nagu tõusu või langustrendi, et mis on nagu nende taga või vähemasti proovida uurida. Alati ei pruugi olla, aga ma pigem julgen öelda, et kui midagi hästi kiiresti tõuseb või midagi kiiresti langeb, siis võiksid olla nagu tähelepanelik. Ka siin täitemenetluses ma arvan, et see koera saba on ikkagi peidetud sinna maksekäsu kiirmenetluse vaakumi taha, et võib-olla kuulajatele ka selgituseks natukene, et siis on olemas väike nõuded kuni 8000 euro ulatuses, mida on võimalik lihtsustatud kohtumenetluse ehk siis maksekäsu kiirmenetluse kaudu sisse nõuda. Ja Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendi, mõneaastase taguse lahendi järgi siis Eesti kohus ka pidas vajalikuks, et kõikide massissenõudjate, kui me räägime nagu suurematest sissenõudjatest ja tihtipeale ka nagu inkassodest, et kes nagu erinevate suuremate sissenõudjate portfelle kokku ostavad, maksekäsu menetlused peatati. Nende avalduste menetlemine peatati umbes eelmine aasta 2025 kevad. Ja kui ma vaatan seda statistikat, kui palju menetleti 2024. aastal, ehk siis kui palju otsuseid maksekäsu kiirmenetluses tehti 2024 ja 2025, siis see vahe on 40%, ehk siis languses ma mõtlen. Et 2025. aastal tehti 40% vähem maksekäsu otsuseid kui 2024. aastal. Ja see ongi minu arvates otsene mõju täitemenetlusele, kus on täitemenetluses täiturite töölauale jõudnud toimikute arv vähenenud 22%. Et ikkagi, kui tehakse neid lahendeid, maksekäsu menetlusi, siis nii nagu ma ennem ütlesin, täitemenetlus on iseenesest efektiivne. Inimesed, kellel on nagu kohene võimalus, pigem maksavad täna ennem täitemenetlust ära, et sul ei ole vaja seda nagu täiendavalt täituri rahalist koormist ja ega seal on tegelikult ka emotsionaalne, niuke moraalne nagu surve, mis ei tee elamist kergemaks. Et mina arvan küll, et seal on otsene seos maksekäsu nagu menetluste peatamise ja siis ka täitemenetluse numbri alla kukkumise vahel. Aga milline üldse on selline keskmine võlgnik? Kas on välja kujunenud selline, saad öelda, et ma ei tea, sellises vanuses ja mees või naine ja? Ja saab, ses mõttes, et me kunagi tegime statistikat, viimase korral tegime enda nagu büroosiselt statistikat 2022 aasta. Ja meil ikkagi oli ta kohe nii täpselt, et keskmine võlgnik on 42 aastane, ta mees, ta nimi on Sergei, ehk siis isegi ilma perekonnanimeta loomulikult, aga üldistatult. Ja ta on, ehk siis ta on nagu, ta ei pea olema nagu vene rahvusest, aga ta on vene keelt kõnelev. Ja et me nägime, et tema menetluses on 9,5 nõuet umbes, et kui me räägime 9,5 nõuet, siis tähendab, et üks nõue on nagu üks ühik. Ehk siis 9,5 nii-öelda toimikut. Ja et kogu summa nagu tema osas on 20 000 eurot. Ja leidsime ka veel seda, et kui panna nagu piirkonniti Sergei elama kuskile, siis põhimõtteliselt Harjumaal oleks tal mitte 9,5, vaid 2,2 nõuet Harju piirkonnas. Ja et nende summa oleks siis vähem, oleks natukene alla 8000, 7950. Ja niimoodi me vaatasime erinevaid piirkondasid, aga 2022 on ju põhimõtteliselt 4 aastat tagasi, siis mõnetist värskemat ülevaadet võimaldab tegelikult meile ju maksehäire statistika, mida iga-aastaselt teeb Julianus Inkasso.
ja Julianus Inkasso näiteks on avaldanud enda 2026. aasta keskmise võlgniku statistika, öeldes, et ta on 44-aastane mees. Ehk siis nagu tukke vanemaks jäänud. Õige vähe vanemaks jäänud. Ta ütleb, et kui me räägime maksehäirest, veel kord, Julianus Inkasso nagu statistika ei ole otseselt täitemenetluse statistika, see on nagu enne täitemenetlust pigem statistika, aga seal on sarnasusi hästi palju, kohe kuulete edasi. Ehk siis 44-aastane, ta on mees, ta elab Harjumaal, tal on 2,4 aktiivset maksehäiret, umbes kogu summas 5042. Ja see, mida nagu tänases päevas Julianus on siis teinud kokkuvõtte, ütleb, et maksehäirete arv on küll vähenenud, aga kogu summa, mis per inimene siis on kasvanud 12,3%, ehk siis 553 euro võrra. Aga mis minu arvates siit sellest statistikast heas mõttes või positiivselt nagu välja tuleb, mis minu jaoks on alati nagu muret tekitav, on see, et kuidas meie noortel läheb. Ja just, ma tahtsin noori küsida. Sest me räägime 42. Digitaliseerimine ja kõik see asi. Et me räägime 42, 44, umbes selles vahemikus me räägime mehest, siis Julianuse statistika kohaselt minu arvates positiivne sõnum on see, et 18–25 aastaste seas on maksehäire langenud 20%. Mis tähendab seda, et riik tegelikult teeb ju partneritega head tööd, et selle teadlikkuse tõstmise osas ja ma arvan, et siin me võime heas mõttes mõlemad Mari-Liis ka endale nagu õla peale patsutada ja öelda, et well done, et ka need meie jõupingutused proovimaks, et Eesti ühiskond oleks teadlikum enda säästmiste, investeerimiste, kogumiste, aga ka toimetuleku osas, kui sa oled nagu hädas, paremini hakkama saab. Tean, et Marga alati ütleb, et kaitseväes tulevad juba noored mehed, kes juba on jäänud nagu võlgu, et nad on vahepeal enne tööl võib-olla käinud, aga siis on kaitseväes ja ei suuda tasuda neid kohustusi siis. Et mis sa näed noorte poole pealt või näiteks see sama buy now, pay later on ju, et sellised kõik lahendused, mis on hästi lihtsaks kättesaadavaks inimestele tehtud, kõik need järelmaksud, et kas see on ka mõjutanud? Igal juhul. See on see sama sinu algne küsimus, et miks inimesed jäävad võlgu ja mis on see keskmine võlgnik. Keskmisest sinu küsimus on põhimõtteliselt 2 küsimusest koosnev ja sellele, milline keskmine võlgnik on, ma proovisin praegu vastata. See esimene pool, miks inimesed võlgu jäävad, jäi praegu selgitamata. Et see, mis minu praktikas on, mida ma nagu näinud olen, on väga lihtsasti selgitatav järgmiste omaduste kaudu ahvatlus, kannatamatus, teadmatus, võib-olla sarnaselt natukene kõlav oskamatus, aga ka häbi. Et võib-olla need on sõnad, mis mulle nagu pähe tulid, mis võiksid iseloomustada seda esimest nagu tunnetust ja arusaamist, miks inimesed võlgu jäävad. Need on väga lihtsad nagu teadmised või väga lihtsad sõnad, nendest saavad kõik aru, aga nad on nagu samas väga, me peame nagu nendes minema nagu sügavuti, et mille pärast need olukorrad tekivad ja mida meie saaksime nagu ühiskonnas teha selleks, et võib-olla ei oleks nõndavõrd suurt ahvatlust. Ega ma ei ütlegi, et me keelame siis ära reklaami ja me võtame kõik mingisugused internetis olevad nagu võimalused maha, et järelmaksuks või enda nagu laenu saamiseks, et umbes, et ärme siis nagu ahvatle, et sa tahad uut televiisorit või uut telefoni või uut kodu või et kindlasti mitte. Küsimus on seda, et kuidas seda ahvatlust kontrollida heas mõttes. Teadlikkus siis nagu ikkagi. Teadlikkus, sest ma põhimõtteliselt jõuan ikkagi nagu selle juurde, mida minu hea kolleeg Evelin Eichhorst on ka varemalt maininud, ehk siis ta tegelikult kunagi ütles ühe kuldse lause, et kas see, mida ma tahan, on see, mida ma tegelikult vajan. Et see mõneti võtab kokku minu arvates selle esimese sõna nimega ahvatlus.
ja vot see on see koht, kus kohas peaks olema väga nutikas, sellepärast et see küsimus, et kas see, mida ma tahan või mida ma vajan, ta tundub nagu lihtne ja arusaadav, aga ta on oluliselt sügavam, kui ta näib. Sellepärast, et minu hinnangul jällegi ma mõneti võib-olla seon seda nagu psühholoogiaga, kindlasti peaks, aga et tahe midagi saada, see on ju tavaliselt emotsionaalne. Et vajadus on eksistentsiaalne. Et need on need momendid, mida sa peaksid enda jaoks väga läbi mõtlema ja siis, kui me oleme ka kohtutäiturite ja pankrottihaldurite koja üleskutsel käinud üle Eesti erinevates gümnaasiumites rääkimas võlast, võlgu elamisest, võlaga ka toime tulemisest, ehk siis ma jõuan selle häbi juurde, mis tihtipeale hoiab inimesi ka selles võlas kinni, siis ma olen toonud alati nagu siukse hea näite kõige lihtsamast, võib-olla noortele arusaadavamast kohast, kuidas võidakse endale nagu kurja teha selles perspektiivis, et kus kohas on tahan ja vajan, et kui me võtame näiteks ühe nutitelefoni ja tihtipeale, kui ma mäletan küll, kui ma nagu seda koolitust või väikest ettekannet käisin gümnaasiumites tegemas juba, ma arvan, esimesed korrad kuskil ennem Covidit tugevalt, võib-olla seal kuskil 2016-17, siis ma mäletan, et minu lapsed tahtsid ikkagi iPhone'i saada, et kui ma nendele ikkagi kas mingi nuputelefoni või siis mingi Huawei tõin äärmisel juhul, sest selle ma sain enda teleoperaatori käest 0 hinnaga, siis sellele vaadati pigem nagu põlgusega. Vot see on see, kuidas tegelikult täna ühiskond kujuneb, kuidas informatsiooni jõuab vanematest palju kiiremini noorteni teiste kanalite kaudu, sotsiaalmeedia kaudu ja kus laste otsuseid, soove, tahtmisi ja vajadusi kujundavad hoopis välised tegurid. Ja siis ma tõingi nagu noortele nagu selle hea näite, et ma lähtusin enda lastest, et kui nemad tahavad tõenäoliselt, nad ei ole ainukesed lapsed Eestis ja maailmas ka, et kes iPhone'i tahaksid. Et ma toon teile nagu näite, et meil on siin näiteks iPhone, see on uus, ma tahan seda saada, kuidas ma selle saan. Number 1, sul on vaja mingit vahendeid, seda iPhone'i niimoodi teleoperaator sulle nagu tasuta ei anna, et kui väga heale kliendile Huawei'd näiteks. Nii, kus selle raha saad? Eks? Okei, seal lapsed, ja ma intrigeerivalt küsisin laste käest ja lapsed ütlesid väga tublisti, et küsin vanemate käest, küsin vanavanemate käest, üksikud ütlesid, panen kõrvale, töötan, säästan, üksikud ütlesid. Ja siis ma ütlesin hästi, aga mulle meeldib praegu edasi liikuda selle kaasusega, et mul seda nagu raha ei ole kohe, ma ei ole nagu nii tubli olnud, et ma olen ise säästnud ja kogunud, tööl käinud võib-olla suviti. Ja paneme nüüd perspektiivi, et sa oled nüüd just täisealiseks saanud ja sa võtad selle järelmaksuga tahe on nii suur ja sinu nagu võrdusmärgi võimalus seal juures vajaduspõhisusel ehk siis eksistentsiaalsusel nagu just kui kaob vaikselt ära või sa endale nagu ei tee seda nähtavaks. Sest tegelikult, kui me vaatame kas või iPhone'i olemuslikult läbi selle sama perspektiivi, et tahan ja vajan, siis tegelikult kui sa vajad telefoni, ma saan täiesti tänases päevas aru, et see on vajalik ju telefon. SMS-id, helistamised, see on vajaduspõhisus. Nüüd küsimus on, milline telefon ja kas sul nagu see võimekus on ja kui sul seda võimekust ei ole ja kui ma nagu tõin nendele selle näite, et ma saan järelmaksuga, ma võtsin täiesti nagu klassikalise kodulehe pealt lahti ühe telefoni müüja ja toona selle slaidi peal, mis mul praegu ka siin ees on näha, et lepingutasu on 0 järelmaksu mõttes, intress alates 9,9%, miskisugune haldustasu 0,9 eurot kuus ja et kõlbab ostudeks mingi 100–10 000 ja et lepinguperiood on 3–48 aastat, siis toonane slaid 3–48 aastat kuud on, et ja toonane slaid näitab nagu seda, et intress 48 kuuks
9% oleks sellest põhinõudest või siis telefoni enda maksumusest. Toona oli mul siis slaidi peal, ma vaatan 879 €, ju siis see oli mingisugune, ma väidan aeg, kus oli võib-olla iPhone 13, midagi taolist. Et täna on edasi läinud numbrid, iPhone'i numbrid ja oluliselt kallimaks ka, aga see sama perspektiiv tegi 48 kuu jooksul läbi 9,9% intressi lisakulu 348 €. Ehk siis põhimõtteliselt rohkem kui isegi kolmandik, et ja sealt ma nagu läksin enda slaidiga nagu edasi, ütlesin, et nii, okei, sa oled enda 48 kuud teoreetiliselt ära maksnud, sa oled maksnud sellele peaaegu nagu enam-vähem niisugune nagu pool peale veel sellest rahast, siis võib ju tekkida ka olukord, kus kohas sa ei jõua 48 kuud ära maksta ja sa näiteks 40. kuul midagi juhtub, sul ei ole enam seda raha. Ja ükskõik, kuidas sa seda põhjendad, tekib sul viivitust. Viivitusest tekivad leppetrahvid lepingust tulenevalt, tekivad viivistasu nõuded, need teevad selle summa, mis sul praegu 879 pluss 348 teevad veel suuremaks. Ma täpselt ei tea, mis need lepingusse märgitud on, leppetrahvid ja viivised. Aga kindlasti läheb sealt juurde veel midagi. Siis sul võib tekkida teoreetiliselt olukord, kus kohas sul see läheb mingi endast sõltumatul põhjusel katki. Ma ei tea, kukub kuskile vette ja sa ei saa enam seda kätte, keegi kuskilt kogemata pillad selle maha, sõidab autoga üle, mis iganes võib juhtuda. Ja sul jääb võib-olla selline mulje, et aga mul ei ole enam telefoni ja sa justkui ei taju enam, et sul ei ole seda maksekohustust, kuigi sul oli just 40 kuud makstud, sul on 8 kuud veel ja sa enam ei maksa. Siis ega see, kes sul järelmaksuga midagi andis, ei ütle, et ma saan aru, et sul kukkus vee sisse ja ma unustame selle kõik ära või et keegi sõitis autoga üle, et pole hullu, et küll me kunagi kõik korda saame. Loomulikult ta nõuab enda raha edasi. Ja kui sina nagu mõtled, et okei, et ma siis nagu ei maksa või ma ei taha maksta, sest mul seda ei ole, siis ta lõppastmes jõuab kohtutäituri juurde. Ja siis ma räägingi ühe nagu huvitava praktilise juhtumi, mis minu enda kolleegil juhtus. Nimelt oli täitsa reaalne eluline olukord selline, kus üks noormees, ta oli just kas 20-seks saanud, paar aastat või aasta aega tagasi võttis järelmaksuga 2 eset. Võttis ühe telefoni, kui ma õigesti mäletan, ja fotoaparaadi. Ja kohe esimestest kordadest peale miskipärast, mis iganes põhjusel, ta ei suutnud neid järelmaksukohustusi täita. Ja järgmine hetk mingisuguse aja pärast sai ta siis kirja, ilmselt oli vahepeal saanud ikkagi kirja nende järelmaksu andjate poolt ka korduvalt, aga mingi hetk sai siis kohtutäituri käest kirja, ta tuli kohtutäituri juurde, ses mõttes nagu väga tubli. Ja palus selgitust, et millal ma siis nagu või kuidas me saaksime selle ära lahendada, need 2 asja, mis mul nagu võlgu on jäänud. Ja siis see täitur vaatas talle otsa, küsis, mis 2 asja. No, et see telefon ja siis see fotoaparaat. Ei, et siin on ainult see lahend, mille pärast sulle ma kutse saatsin kirja, et sul on võlgnevus. See on ühe asja eest. Et see üks asi, mis tal maksis kunagi järelmaksuga võttes 0 hinnas, ses mõttes nagu oma hinnas 400 €, tänaseks oli läinud seal 800 pluss juba. Koos kõikide nagu intressidega, leppetrahvidega, kohtukuludega ja kohtutäituri tasuga, et see oli kedranud tal juba üle poole kallimaks, kui ta tegelikult väärtust oli. Ja tema jaoks oli see nagu suur šokk või üllatus, et mis mõttes, sest ta nagu enam-vähem enda peas liitis need 2 summat, mis nagu netost ta kunagi ostis kokku, et okei, et ma saan aru, muidugi ma olen võlgu, et ma ei eita, aga kuidas me need 2 asja ära lahendame, ehk siis jutu moraal on nagu selles, et ega sa pead ikkagi mõtlema, mis seal nagu taga lõpuks juhtub, et kui sul see asi hapuks läheb, millised on need tagajärjed ja kui palju sa pärast oled kohustatud tasuma. Tundubki, et see teadlikkus, et mis nende võlgadega juhtub või kui sa jääd võlgu, et tihti inimesed ei teagi, sest pole kokku puutunud, et näiteks endal oli ka üks trahv oli kiiruse ületamine ja jällegi kohe ära ei maksa, siis ma ei tea, see tuleb sulle lõpuks koju kiri, aga võib-olla sa elad juba teisel aadressil või ei ole ära muutnud seda ja siis sa juba avastad, et oi, see on juba kuidagi edasi liikunud, et alguses mõtlesid, et see on 6 aja jooksul maksad, et siis on okei, aga juba asjad juhtuvad, on ju.
ja ma arvan, et vahel see võibki juhtuda niimoodi, et mitte isegi küsimus ei ole selles, et kas sul on seda raha või ei ole raha, aga see võib natuke libiseda nagu sinust mööda ja võib-olla räägigi, mis need sammud seal on, mis juhtuma hakkab või kus on hästi oluline kuidagi näpp peale saada, et ei juhtuks seda, et sa lõpuks maksad mitmekordselt seda. Kõige praktilisem soovitus ehk on see, et hoia kontakti ükskõik siis sellega, kes on sulle järelmaksu võimaldanud või siis laenu andnud või äärmisel juhul, kui see asi on juba kohtutäituri käes, siis ole kontaktne. Et see, millest ma ennem rääkisin, et kuidas võlgnevus tekib ja mis on nagu see võlgnevuse nagu eskaleerumise või võimendumise osa, üks omadussõna nimega happy tunne on väga võimas, et ega meil kõigil, ega minul ka samamoodi mingisugused raskemad ülesanded jätkuvalt ma tegelen sellega enda sees ka, aga mingid raskemad ülesanded on nagu selline tunne, et ja ma tean, et mul on vaja see ära teha, aga ma teen need kergemad enne. Ja lükkad kogu aeg edasi, on ju, see vajab rohkem ressurssi ja just häbi, on ju, et ma arvan, et mitte kellelgi ole hea meel öelda, minul ka, et kuule, mul oli trahva, on ju, et juba see tekitab sellist ebameeldivat tunnet. Et see justkui ei ole nagu usaldusväärne enam võib-olla, sa oled nagu kuidagi eksinud on ju. Ja petnud võib-olla ja ise oled ennast nagu petnud selles mõttes, et sa ju saad aru, et alt vedanud ja et sa saad aru, et sa võib-olla ei käitunud nii nagu kõik teised, nii nagu on kombeks ühiskonnas. Või ka näiteks oled tööst ilma jäänud, et sul pole sissetulekut, sul on juba sealt mingid tagasilöögid, eneseusulangus ja sa võib-olla sel hetkel ei näegi mingisugust lahendust sellele ka või sa püüad nii-öelda ellu jääda, et saaks süüa või et kodust välja ei tõsteta. Jaa, aga fakt on see, et mõistlik läbi rääkida, kontaktis olla kogu aeg enda väikevõla või kodulaenu või siis ka, ma ei tea, politseitrahvi määranud isikutega või siis kohtutäituriga on mõistlikum igal juhul. Et sa tihtipeale ei pruugi leida neid kõige paremaid vastuseid, kuidas lahendada seda olukorda. Kasuta nagu pigem võimalust, et räägi läbi ja kui sa tõesti arvad, et sa ei taha nagu minna näiteks selle juurde, kellele sa otseselt võlgu oled, kellele sa nagu oled järelmaksu jätnud nagu maksmata või oled juba kohtutäituri töölaual, siis kui sa tõesti otse kohe nende inimeste juurde minna ei taha, siis kasuta nagu võlanõustajate liitu. Mine ja räägi võlanõustajaga. Aruta läbi. Kus nad asuvad? On see tasuta, tasuline? Ta peaks olema kohaliku omavalitsuse juures ja riigile täna ikkagi, riigi kaudu kodanikule ikkagi tasuta teenus ja võlanõustajate liidu kontaktid, ma arvan, on ilusasti internetist leitavad ka, et mina küll soovitaksin rääkida. Ta on justkui nagu neutraalne isik, kes aitab sul vaadata sinu nagu kulud ja tulud üle. Muideks, hea, et ma seda just mainisin. Vaata, mis on hästi oluline minu arvates ära märkida, kuidas võlgnevused ka tekivad. Minu juurde on sattunud inimesed, kellel ei ole nagu väga suured võlgnevused ja kes ütlevad, mul ei jää üle, ma käin tööl, reaalselt ma käin tööl, aga lihtsalt raha üle ei jää. Mida ma siis nagu teen? Kus ma selle raha nagu võtan? Ja mina siis proovin öelda, okei, proovime siis nagu leida mingisuguse kas või maksevõimaluse, et ma proovin sissenõudjaga läbi arutada, vaadata, milline on sinu maksevõime ja siis vaadata, milline nagu oleks võimalik iga kuu maksta. Ei, sa ei saanud aru, mul ei ole raha, mul ei jää järgi raha. Aga sa töötad? Jaa, töötan. Hästi, ütlen ma siis, kas sa kasutad ühte arvelduskontot? Ja siis ma ütlen, kas sul on selle vastu midagi? Ma saaksin sind võib-olla praegu aidata, et teeme lahti sinu arvelduskonto, vaatame korra sinna peale. Ja mida ma tavaliselt näen, on mingisugused tarbimisharjumused, mida ma ei heita iseenesest ette, et kui me nagu tahame mugavalt elada, siis see on okei. Ütleme, et sa võid endale erinevaid asju lubada. Aga kui sul on nagu ikkagi hädamajas ja kui sa oled nagu kitsikuses, siis sa pead nagu ennast nagu avariirežiimile korra seadma.
ja mida ma siis nagu tavaliselt näen, on see, et Circle K mingi kohvi 3 korda päevas, sealt samamoodi mingid saiakesed, pidevad mingisugused allalaadimised mingitest keskkondadest, kuskilt mingite mängude või äppide jaoks, suitsetamine, vahest ka alkohol, ja kui ma nagu kõiki neid vaikseid asju hakkan nagu niimoodi iga kuu või 3 kuu perspektiivis kollaseks tegema ja pärast näitama inimesele, et kui palju sa tegelikult võiksid kokku hoida läbi enda tarbimisharjumuste muutmise, siis esimene vabandus on see, et kas ma ei või endale üldse enam midagi lubada. Miks elu üldse on? Võid küll iseenesest, aga täna on vaja avariirežiimi. Ja nüüd ütleme minu arvates need inimesed, kellele ma olen suutnud selle ära selgitada, kellele mõneti ma julgen öelda, et võlgnevus on olnud tegelikult tema elu edasi viiv positiivselt jõud, totter öelda, aga sellest on talle nagu elamisest arusaamiseks abi olnud. See ongi see vajalik selgitus võib-olla, mida ta ei saanud, ma ei tea, kodust või ta polegi elu jooksul õppinud või aru saanud, on ju. Et kui ta nagu enda võlgnevuse nagu on ära suutnud tasuda ja kui talle jääb see hea tervislik, rahatervislik niisugune harjumus asemele, et ja ma võin aeg-ajalt, sest ma ütlesin ka sellele inimesele, mul ei ole selle vastu midagi, et sa kohvi jood, aga sul on võimalik osta nagu termos, kodus valmis teha, kaasa võtta ja osta kas või nagu sügavkülmutatud saiakesi, ma ise armastan ka saiakesi, aga see on palju odavam kui osta Circle K-st, nemad tahavad ju ka saada oma nagu kasumit. Sul ei ole täna nagu seda kasumit jagada, et kui talle jääb see hea nagu tervislik tarbimisraha harjumus sisse pärast võlgnuse tasumist, siis ta saab hakata koguma, siis ta saab hakata säästma ja siis ta saab hakata investeerima. Ja hoopis võib-olla elu muutev seiklus on ju. Ja, aga kas on mingid võlad, tavaliselt on need siis kiirlaenud või kõrgema intressiga laenud, mis kuidagi kiirelt eskaleeruvad või tekitavad suuri võlgu. Kas see on nii või kuidas sina jällegi enda pilgu läbi näed? Kuidas see hakkab lumepall just veerema? Alati ei ole need oma vahel, aga üsna tihti ikkagi kipub nõnda olema, aga julgen ma ikkagi öelda, et siin on mingi teatav sümbioos sellest, millest me ennem rääkisime, see ahvatlus, kannatamatus, ma tahaksin nagu kohe saada kiiresti, ja mul on vaja uut autot, uut elamist, uusi kallid pükse, mul on just vaja nagu neid kõige kallimaid pükse. Või siis nagu teadmatus, et aga kus kohast ma tegelikult saaksin võib-olla soodsamalt või mida ma peaksin nagu läbi selle kannatlikkuse tegema. Pluss veel siis ka nagu see osa, mida ma just mainisin, et sul on valed nagu tarbimisharjumused, et sa võib-olla niisuguste nipsasjade peale kulutad vähe ja see on niisugune nagu korralik rotilõks ausalt öeldes, kus sa teed väikese nagu justkui enda arvates mingi väikese kulutuse, palju see nagu kohvi seal ikka maksab, palju see pirukas või palju see suitsupakk ikka maksab. Aga nagu pane nagu perspektiivi, mitu korda sa oled nagu kuus seda teinud, inimesed seda tihti ei tee. Pane see aastasesse perspektiivi. See põhimõtteliselt ma arvan, et kui sa oled siuke korralik ahelsuitsetaja, siis sa võid rahulikult lubada endale ühe soojama reisi aastase nagu kokkuhoiu pealt, kus enam suitsu ei tee. Muidugi sa võid nagu iseenesest suitsu teha, aga no kui su üldse suitsu ei tee, esiteks sa oled kokku ja see on nagu palju tervislikum ka veel lisaks. Sa tuletad just mulle meelde neid koolislaide, et kui meie käime ka koolides, siis me räägime esiteks sellest vajadustest ja soovidest, et mida ma tahan või vajan. Täpselt mängime läbi isegi lastega, viskame palli, et kas on soov lihtsalt või see on vajadus. Ja teine asi on need väiksed ostus, et tõesti, on see 2 eurot, 3 eurot, ma ei tea, 3 korda nädalas ja siis tõmbame pikka perspektiivi, et palju see aastas tähendab, palju see 3 aasta jooksul tähendab, et just tuleks see silme, et me tihti ei panne täpselt seda, see on paar eurot on ju, ma ei tea, 2 eurot, 3 eurot, aga kui need kõik kokku liita, et siis sealt see on võimalus raha ikkagi siis kõrvale panna, on ju, kas säästa, investeerida või siis ära maksta need võlad, on ju. Aga vaata, sa küsisid, et kas ma näen nagu sellist lumepalli efekti ka, et kui on kuskilt mingi väike laen võetud ja et see hakkab nagu korduma või minema, siis tõesti mul on ka koolilastele või ükskõik alati ei pea olema koolilapsed, et ma olen erinevates kohtades käinud rääkimas võlast või kuidas võlg tekib või
või ka sellest, et kuidas siis käituda, kui olla nagu selles võlgnevuse spiraalis või jadas. Toonud näiteks ühe Igori loo. Mul on isegi slaidi peal tema nagu foto olemas, et maru kahju, et ei saa täna nagu näidata, ehk siis ma proovin teda kirjeldada, see on tema luba olnud, ma olen tema käest kunagi küsinud. Ehk siis ma ei lähe siin isikuandmete kaitseseadusega nagu ka vastuollu, loomulikult ma ei nimeta tema perenime, aga põhimõtteliselt fotot on ta lubanud kasutada. Ehk siis mille pärast see foto nagu slaidi peal on see, et näidata on täiesti normaalne, isegi ütleme puhas, hoolitsetud meesterahvas, umbes 44-aastane. Ja minu juures siin selle slaidi peal on ta pintsakuga, tal on triiksärk seljas, tal on lipp sees, tal on prillid peas, tal on soeng ilusasti korda tehtud, aga minu juurde jõudis ta nõnda, et ta ütles, et mina ei tea, kuidas telefoni teel minu abiliste kaudu. Et kõigepealt helistas abilistele ja ütles, et mina ei tea enam, kuidas hakkama selles elus saada, sellepärast, et ma lihtsalt nagu lõpetan enda maise eksistentsi, et ma ei oska enam. Ja need on need olukorrad, kus kohas minu arvates me ei tohiks nagu mitte ainuüksi ametiisikutena, vaid ka kodanikena jääda nagu kuidagi kõrvaltvaatajaks ja öelda, et vaata ise, kuidas hakkama saad. Vaid, et mõistlik oleks ära kuulata, nii ma tegin ka Igoriga. Ja juhtus siis Igoril see, kuidas ta hakkas nagu rääkima, et tead, mul on tänaseks kokku, mina arvutasin selle kokku, ma küsisin ta käest ära, sest ta minu juurde jõudis tegelikult ühe võlaga, tegelikult 2 võlaga, mis olid juba refinantseeritud mitu korda. Ja ma küsisin, kus kohast kõik alguse sai, sest me võtsime nagu põhimõtteliselt tabeli ette ja ma loen praegu ette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 võlga, aktiivset, erinevates summades. 4760, 5400, 5100, 5000, 3300, 70, 4200, 8000, 1200, 2600, 900, 5000, 4000, niisugused summad, reaalsed summad. Ja iga kuu pidi tagasi maksma olukorras, kus kohas tema kuu sissetulek oli natukene üle 1000, oli tal võlgnevusi kokku umbes 40 000 eest ja igakuiste maksetega umbes 1600-700 eest. 1000 eurot sai ta kätte? Ma küsisin, et kuidas see võimalik on? Kuidas see nagu... Esiteks, seal 2 küsimust. Üks on see, et kuidas sul nii vähe asju veel täitmisel on, kuidas sa nii palju võlga said ja kuidas sa nagu igakuuliselt suudad nagu seda kõik koormust kanda. Siis ta ütles, et aga ma elan koos pensionärist emaga, mul peret iseenesest ei ole ja ma ema pensionist nagu natukene võtan ka. Ehk siis see oli see vastus, kuidas ta minuni nagu kõikide enda asjadega ei jõudnud. Mis me siis tegime? Ma küsisin kõigepealt, et lihtsalt teada saada, kuidas see kõik alguse sai, miks see nagu niimoodi on läinud ja ta ütles, et esimesse tead, raha väike laenuna ma tõesti võtsin umbes seal 5500 eurot. Küsisin, mille jaoks, aga see korter, kus me emaga elame, et seal oli vaja vahetada aknad ära, mille peale ma ütlesin, et ma arvan, et see ei ole iseenesest väga halb mõte. Et ma tean, et ta sai Eesti ühes krediidiasutusest laenu, see ei olnud kiirlaen otseselt, aga ta oli väike laen, natukene kõrgema intressiga, aga ma ütlesin, et see ei ole iseenesest vale. Et sa ju iseenesest ei osta endale šokolaadi ja ei käi kinos selle eest, et vaid sa parendad mingit väärtust, ehk siis enda nagu antud juhul kinnisvara väärtust läbi selle. Sul endal seda raha kohe võtta ei ole, aga vahetada nõukogudeaegsed aknad tänapäevaste akende vastu on väga mõistlik mõte, sa hoiad ka kütte kulu kokku ja sa suurendad enda kinnisvara väärtus. Väga hea. Mis edasi sai? No siis ma mõtlesin, et teeks hambad korda. Ja küsisin, mis sa siis tegid? No siis ma läksin ühe teise krediidiandja juurde ja siis ma võtsin sealt umbes 3300 midagi taolist. Mõtlesin, et nii, et iseenesest
võib-olla kui rääkida investeerimisest, kulutamisest, siis võib-olla see ei ole kõige valem lugu, eriti veel arvestades, et meditsiinist on ju teada, et kui sul on hambad terved, siis sul on enam-vähem terve organism, enam-vähem ikkagi terve, kui sul on hambad nagu väga korrast ära, siis see põletikuline protsess veremürgistuseni teoreetiliselt võib väga halbade tagajärgedele lõppeda. Hea mõte, okei, tegid hambad korda, raha polnud. Mis edasi sai? No ja siis edasi oli niimoodi, et ma vaatasin, nii kerge on nagu seda raha saada. Ja siis ma võtsin teistest kohtadest ka, mille jaoks sa siis kulutasid? Ostsin endale sülearvuti. Ja ta on lihtne nagu ses mõttes töötaja, et ma mõtlesin, mis sa siis veel tegid? No siis ma võtsin ja ostsin endale telefoni. Ja mis sa siis tegid? No siis ma nagu ülejäänud raha vaatasin, et jätkuvalt on lihtne saada, võtsin veel ja siis ma nagu hakkasin juba nagu seda ära elama. Ja siis hakkas see lumepall mingi hetk temas kasvama, ehk siis ta nagu mingi hetk sai aru, et kõik need väikelaenud, mis mõneti esimesed 2 olid nagu mõistlikud, siis need järgmised koormasid tema saadava tasu nagu nõndavõrd palju igakuuliselt üle, et tal ei olnud enam vahendeid ja siis nad hakkasid loomulikult need laenuandjad temalt tagasi nõudma, sest ta jäi viivitusse ja siis ta hakkas refinantseerides ta läks oluliselt kõrgemate intressi pakkuvate asutuste juurde ja sealt kaudu juba see downfall nagu hakkas. Et väga siukene raske ja kurb lugu ja toona vähemasti oli mingite väikelaenu pakkujate ja ma tõesti nägin seda ise, sest ta tegi näitas nagu seda ekraani arvutis, kus kohas tal on erinevate partneritega tehtud lepingud. Ma tahtsin teada saada, kui palju on intressid, kui palju on viivised, millal on tagasimaksed. Ja ma tõesti nägin siukest olukorda ka, mida ma käisin toona Riigikogus ka rääkimas samasuguse näitega rahanduskomisjonis öeldes, et näete, et põhimõtteliselt meil on nagu väikelaenu andja olukorras, kus inimene on defaultis, ta on nagu punases, ta enam ei maksa tagasi ja ta teeb enda nagu, ütleme siis selle lehe lahti, kus on see tema nagu isiklik nii-öelda nagu konto. Ja seal samas juures, kus öeldakse, et sa oled punases, sa oled nagu võlgu, öeldakse, et kuule, aga kas sa tahaksid nagu veel võtta juurde, et me ajame nagu korda. Et see on see, kus kohas ma arvan, et me ei räägi enam nagu vastutustundlikust nagu laenamisest, et ja need olukorrad olid siis, kui juba räägiti, see on nagu see juhus või see juhtum, millest ma just räägin, see on niisugune umbes niisugune nagu COVID-i aegne nagu lugu, umbes natukene võib-olla aasta ennem, aga ta oli sellel ajal juba räägiti vastutustundlikust laenamisest ja siis ma nägin reaalselt selle inimese enda nagu kontol nagu sellist pilti, millest ma tegin toona siis selle screenshoti ka ja näitasin siis ka Riigikogu rahanduskomisjonis. Aga kas on mingisugused intressimäärad, mis on ebamõistlikud või kui need võlad on kuidagi nii suureks kasvanud, et kas ma ei tea, siis riik või mingi süsteem öeldaksegi, et see on ebamõistlikult suur? No üldiselt on nõnda, see põhimõte nagu kohtus praktikana on nagu välja kasvanud, seaduses otseselt seda kirjas ei ole, aga üldine põhimõte on see, et nii palju, kui sa oled võtnud võlgu, siis lisa nagu ütleme raha või koormist ei tohi võtta üle selle summa. Lihtsustatud näide, võtsin nagu järelmaksuga mingi 100 euroga mingi asja, siis põhimõtteliselt kõrvalnõuded nagu viivisid, intressid, leppetrahv põhimõtteliselt ei tohiks ületada seda nagu põhinõuet. On juhuseid, kus ma olen näinud, et see ikkagi nagu ületab, aga siis on isiku enda vastutus, isiku enda kohustus ja minna ja nagu rusikaga lauale taguda öelda, et võt niimoodi sõbrad ikkagi päris ei saa, et olete natukene nagu liiale läinud. Aga kuidas sa seda juhtumist kuidagi edasi lahendasid või mis sellest sai? Sellest sai nõnda, et me saime ta nagu kontrolli alla läbi kokkulepete nende nõudjatega, sest nagu ma ütlen, et sellest hunnikust, mis ma siin ette lugesin, põhimõtteliselt 2 tükki olid ainult minu juures ja ülejäänud nagu minu juurde ei jõudnudki. Et me saime selle kuidagi nagu ära klaaritud, aga põhimõtteliselt ma tean, et ta lõpuks läks ka võlgade ümberkujundamise teed. Ehk siis võib-olla see oleks ka mõistlik nagu ära selgitada, et mida see siis tähendab ja mida ta nagu endaga nagu kaasa toob. Et mitte, et ma kuidagi kuulajatele annaksin mingit
kavalat nippi, kuidas enda kogutud võlgnevustest nagu lahti saada, aga vastutus on hästi oluline, juba ainuüksi mitte vastutus nagu tagasimakses, vaid vastutus juba laenu võtmisel. Et olen ma ka ise mõelnud selle peale, et kas siis laen on nagu kurjast kuidagi. Ei ole tegelikult laen kurjast. Tähtis on lihtsalt panna see sama perspektiiv, millest me ennem rääkisime, see vajan ja tahan kõigepealt paika ja mõelda, et kas sul tegelikult on seda vaja. Et ega ka Vanas Testamendis Piiblis räägitakse sellest, et kui sa kellelegi oled laenu andnud, siis sa pead selle laenu andmise unustama või Vanas Testamendis räägitakse andeks andma mõistes pärast 7 aastat. Ja see mõneti ülekantuna ju õiguses tänases päevas on ka reglementeeritud, sisse kirjutatud, see andeks andmine on põhimõtteliselt väljendunud täna siis aegumisena, nõuete aegumisena, selle perspektiiv on täna 10 aastat, kui me räägime tsiviilnõuetest, erinevatel nõuetel on erinevad tähtajad. Aga nii-öelda vanatestamentlik andeks andmine on siis umbes 10-aastase tähtajaga täna. Ja kui Vanas Testamendis räägitakse, et sa pead andeks andma, siis iseenesest see ju tähendab seda, et sa võid ju ka võlgu võtta või raha laenuks anda, ehk siis seda nagu patuks olemuslikult ei peeta. Nüüd küsimus on selles, kuidas sa nagu käitud enda otsust tehes, sooviga võtta laenu, või siis ka, kui sa oled võlgu jäänud, kuidas sa siis käitud. Ja see on hästi nagu oluline perspektiiv, mida nagu enda vastutuse mõttes endale nii-öelda selgeks teha. Ja seetõttu ma julgengi väita, et laenu võtmine või laenuga elamine või järelmaksuga elamine ei ole nagu vale, aga sa pead ikkagi vastutuse võtma nagu selle eest, et esiteks aru saama, et kas sul tingimata on seda vaja, kas on tõesti su vajaduspõhisus, ilma milleta sa ei saa, või et sul kannataks natukene koguda, oodata ja siis lõpuks ikkagi saada see asi oluliselt odavamalt, aga natukene hiljem. Sul ei ole kohe kõike vaja. Aga sa võid iseenesest, kui sa näed, et sinu nagu elu, teenistus ja sinu võib-olla ka teinekord, ega laenud ei ole ainult isiklikult endale vajaduspõhisuselt millegiga seotud, et sul võib olla ka nagu ettevõtluseks vaja. Et kui sa suudad tajuda ja aru saada sellest riski-isu suurusest, siis, ja kui sa suudad seda kontrollida, siis ma arvan, et kõik on hästi. Mina julgen küll öelda, et konservatiivsus küll eelkõige, aga laen ei ole nagu mingisugune patuasi. Ma arvan, et kui sa üldse laenu võtad, on ju jube, ma ei tea, ma olen kohanud inimesi, kes suudavad kõik ära põhjendada, miks seda on vaja või järgmist asja on vaja ja nad suudavad ilusa juttu nagu endale maha müüa ka ja teistele ka loomulikult. Et korra nagu koputada, et kas see, kõik iga asja puhul ma pean endale seda nii-öelda maha müüma, et nagu kuidagi kõik peab see nagu mugav olema, on ju, või vajalik, nii nagu sa ütlesid, näiteks hambad, on ju, mis tõesti on, et võib-olla ma saan nagu mingi teise töökoha, on ju, et kuna ma näen kena välja, aga ma arvan sellel hetkel esiteks, et sul oleks teadlikkus, mis on su sissetulekud ja kulutused, et kui palju, tundub 100 eurot kuus, on ju, et ei ole hullu, on ju, aga võib-olla neid on mitusada eurot juba lõpuks kuus ja sa pead sööma ka, et jah, mingi periood sa võid tõesti makarone süüa, aga mitte 10 aastat, on ju. Ja siis, kui sa selle nagu otsuse ära teed, vaadatagi, et mis siis juhtub, kui ma näiteks ei saa seda maksta, et need samad hambad on ju, aga ma ei saanudki seda tööd, et mis on see plaan B, et ma ei jääks nagu hätta, et kui sul ikkagi väikegi selline raha tagatis on, et pigem kasuta seda, sa ei pea intressi maksma selle eest, on ju, ja nagu sa ütlesid, et kui on vaja seda laenu võtta, siis on ju see sama kodu parendamine näiteks, aga võib-olla hoopis kodulaen või midagi natukene. Või siis ütleme, et veel kord ütleme, et hea nõuanne võib-olla on ka see, et kui sa näed, et sa oled kitsikuses ja võib-olla on midagi nagu peres juhtunud või sa oled kaotanud töö, et sul ei ole seda nagu püsisissetuleku allikat enam, et tihtipeale, kui näiteks peres koos elatakse, siis arvestatakse juba ka nagu mingid kohustusi mõlema nagu abikaasa poolt panusena ja siis ka need kulutused enam-vähem suudetakse kuidagi ära tasuda, aga kui näiteks üks abikaasadest või mõlemad abikaasad samal ajal kuidagi jäävad töötuks, erinevad põhjused võivad olla, näiteks kas või see minu läbipõlemine, et sa ei ole töövõimeline, et kuidas sa siis sellest olukorrast nagu välja tuled, siis see üks hea soovitus on püksirihm koomale. Kohe.
vaata üle enda kulutused kohe. Kas sa näed seda ka, et inimesed ei räägi nagu oma kaaslastele või pereringis või nad tihti ei teagi ja palju neil neid kohustusi on, et sa kuidagi ei tahagi otsa nendele asjadele vaadata, et lihtsam on mitte tegeleda? Jaa, et seda on päris tihti, see ongi see sama häbi, millest me ennem nagu rääkisime, et see on ka inimolemusele nagu sisse kirjutatud, aga seda ma nimetaksin nagu tegelikult õige sõnaga valehäbi. Et seal ei ole mitte midagi häbeneda, et igal juhul, kui sa kiiremini ma tahtsin öelda just, et kiiremini tõstad enda pea liiva alt välja, kui sa üldse liiva alla ei pane, sest sa julged olla avameelne ja aus. Ma arvan, et avameelne ja ausus tegelikult on sellised voorused, mis pigem nagu on edasiviivad elus. Siis on sul lihtsalt kergem elada ka. Ja, meil on tegelikult nii palju asju, mida ma veel tahaksin sinuga arutada, aga ma vaatan, et me oleme päris pikale läinud. Et võib-olla kui kokku ka tõmmata, et mida sa oled korduvalt erinevaid nõuandeid andnud ja minu meelest väga mõtlema panevaid nõuandeid, et kindlasti kui laenuga võtta, et vaadata seda krediidikulukuse määra, kus siis on arvestatud kõik erinevad kulud sisse, et vahel on neid nii-öelda peidetud kulusid, mida me ei tea või ei suudagi arvutada kokku, et vaadata seda krediidikulukuse määra, siis seesama tahan vajan läbi mõelda. Ja ma arvan, et kui on sellised ootamatud asjad juhtunud või sa oledki emotsionaalne, lähedasega on midagi juhtunud, tänane pettuste teemad ka, seda me üldse ei jõudnud muidugi rääkida, et siis sa oled palju haavatavam, et miks mitte siis korra võtta mingi teine inimene, kes ei ole emotsioonis, et küsida, et kuule, mis see praegu mõistlik on, et ma tahan kõik endast anda ja ma ei tea minna teha mida iganes, et oma lähedast päästa, aga võib-olla sul ratsionaalne aju ei tööta sellel hetkel, et võib-olla sellist nõu küsida. Mis sa veel võib-olla lisada tahad? See pettuse teema, mis sa just puudutasid, oli ka üks moment, mida ma tahtsin tõesti välja tuua, et mõni nädal tagasi oli ju see hästi akuutselt üleval, et ma mõtlen meedias, et ta on tegelikult olnud meie silmapiiril juba aastaid, kui mitte 10 erinevates formaatides ja see pettus ei ole kuskile kadunud, ei ole ka täitemenetlusest kadunud. Mäletan siiamaani ühte juhust, kui alustava täiturina 2002. aastal jõudis meie töölauale tagasi võlgnikule saadetud töötasu arest. Ja selle töötasu arestimise kõikide teiste dokumentide peal ka, mis kohtutäitur välja saadab, paremal üleval nurgas on kohtutäituri rekvisiidid, nimi, arvelduskonto, aadress, telefoninumber ja nii edasi. 2002. aastal oli minu kolleegi kohtutäitur Kristjan Lepiku nimi seal üleval kirjas ja tema arvelduskonto number oli hoopis kellegi teise oma. Ilusasti allkirjastatud, viseeritud. See oli 2002, ei olnud nagu AI, internetti polnud, me põhimõtteliselt tegime käsitsi tööd. Allkirjastasime füüsiliselt nagu dokumente, meil ei olnud smart-ideed, mobiilideed, ID-kaardiga, allkirjastamist midagi ei olnud. Ja ehk siis see pettus olemuslikult on kogu aeg olnud, lihtsalt see pettuse nagu machinatsioon või võimalus on nagu muutunud, ehk siis ma võib-olla soovitaksin olla hästi tähelepanelik ka selles kiires elutempos, ma ju elan ka siin selles samas ruumis, selles samas tempos, ma saan sellest aru. Ka minu enda abikaasa, kes on juristiharidusega, on saanud umbes sarnaselt Omniva mingi pakiautomaadiga müües laste nagu riideid petta. Samamoodi, lihtsalt ise on nagu nutikas inimene, nagu ütleme, et kiire taibuga, aga lihtsalt see hetk oli nagu palju asju ja kõik tundus loogiline ja pärast järgi vaatasime, siis ma ütlesin küll, et kuule, kus sa nagu siukse asja nagu õnge läksid, sest kuule, kui ma nüüd vaatan rahulikult järgi, ma saan aru, aga see kõik käis nagu kiiresti. Et sa oma muude tegevuste kõrvalt. Just, et ehk siis olge tähelepanelikud nagu double checkige, vaadake üle, et kui mingisugune asi on kuidagi kahtlane või küsitav. Olukord, mida nagu paljud ei ole rääkinud, mis jätkuvalt tänaseni on see, et me lähiringis teineteist nagu usaldame väga palju. Et ma tean neid olukordasid, mis minu lauale on jõudnud, kus inimesed tegelikult raha kätte saanud ei ole väike laenu, aga tuleb jutu sees välja, et ma andsin nagu talle enda isikukoodi ja siis mingid need pinnid ka olid kuskil laokil seal ja et neid asju tuleb nagu, need pinnid on nagu selle mõttega, et need on sulle kasutamiseks, et kui sa nagu annad kellegile teisele, siis see vastutusala jääb jätkuvalt sulle.
et täna tõesti on nagu õiguspraktika kujunenud selliseks, et kõik, kes on nagu sarnaselt petta saanud, nõnda, et neid on nagu mõjutatud või kuidagi petetud, kui nad kohe avalduse teevad ja ära suudavad põhjendada politseile, siis võib-olla õnnestub veel midagi päästa. Et see on nagu niisugune hea soov võib-olla pettusest nagu kuidagi välja tulemiseks olukorras, kui juba läks nagu vasakule, juba andsin nagu käest ära, juba tegin valesti, saan aru sellest, aga teen kohe avalduse politseisse, nii kui ma teada saan. Ja võib-olla selline rahakirjaoskuslik lõpetussoovitus hea oleks, mida ma kuulsin ühe LHV ja lugesin õigemini ühe LHV asutaja Andres Viisemanni sulest ja mõttest, mis võiks olla heas mõttes nagu tarkus, mis emapiimaga võiks nagu kõigile meile kogu aeg kaasa minna ja olemas olla, on see, et ja ma nüüd tsiteerin, sest see on nagu, ma ei tahaks, et seal mõte kaotsi läheks või et ta jääks autentsel kujul, nii nagu härra Viisemann seda välja on ütelnud, et nii ahvatlevad kui lühiajalised lahendused ka ei tundu, usun ma, et kapital ja rikkus sünnivad ainult siis, kui kulutatakse vähem, kui teenitakse ning säästetud pannakse tootlikult tööle. No väga ilus lõpusõna ja ma arvan, seal see tõde ongi peidus, et pigem ela natukene alla oma võimaluste kokkuvõtvalt. Nõus. Jah. Suur aitäh sulle, Risto, et sa tulid ja mõtlen, et tõesti, et sinuga võib neid teemasid pikalt arutada ja tõesti tahaks veel rääkida, et äkki mingil teises formaadis me saame jällegi seda teha, et suur aitäh ja ma saan aru, et sind võib ka kutsuda rääkima nendest teemadest. Ja ikka jah. Ja et inimesed oleksid teadlikumad ja julgustan tõesti, et kellel on keeruline situatsioon, pöörduge võlanõustajate poole või tõesti ka mõne lähedase poole, kes on teadlikum finantsidest, kes aitaks mingeid lahendusi leida. Ja ma arvan, et see juhtum, mis sa ütlesid, kus ta ei olnud Sergei või Igor ja just, et sa pääsid ühe inimelu. Ma arvan, et sa oled rohkemgi neid päästnud, aga ma usun, et mingis kohas ongi, et mõned inimesed valivad selle teise tee, et aitäh sulle selle eest ka. Aitäh. Ja kuulajatele kohtume juba siin mõne nädala pärast.